Tere tulemast vaatama Tartu Ülikooli ajakirjandusmagistrantide saadet Pressipeegel. Mina olen saatejuht Merilin Säde. Detsembris keelas kohus ühe pealtnägija saatelõigu näitamise TV-eetris. Täna küsime, kuidas mõjutavad seesugused juhtumid ajakirjanduse autonoomiat. Meil on saates vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli IT-õiguse külalislektor Karmen Turk ja Tartu Ülikooli meediaeetika nooremteadur Marten Juurik. Tere! Tere! Karmen, räägime siis kõigepealt äkki selgeks, et mida tähendab see hagi tagamise määrus ja mis tingimustel seda taotleda üldse saab? No hagi tagamise määrusega on sisuliselt tegemist sellise olukorraga, kus kohus otsustab midagi enne, kui tegelikult sisuline kohtumenetlus on üldse alanud, ehk siis enne kohtuotsust ja see kehtibki siis selliselt, et määruse tegemisest kuni kohtuotsuse jõustumiseni, mis siis annab lõpliku olukorrale mingi lahenduse või siis mittelahenduse. Ja üldiselt ega sellel on kaks eeldust, ega rohkem ei olegi. Et nad on natuke erinevad rahalise ja mitterahalise hagi korral. Meediaõiguse puhul me reeglina räägime, primaarnõue on alati ju mitterahaline. Nõue on näiteks ümber lükata midagi. Aga muidugi kahjunõue tuleb tavapäraselt alati juurde. Ja rahalise nõudega hagi puhul on alati eelduseks see, et sa pead tõendama kohtule, et kui hagi ei tagata, ehk siis esialgselt kuidagi kohus ei reguleeri seda, mille üle me vaidleme, siis pärast on kohtuotsuse täitmine võimatu. Juhul kui on mitterahaline hagi, siis on see, et seda võimatust ei pea või raskendatud olukorda ei pea tõendama, piisab sellest, et suudad kohtule näidata, et see on vajalik selleks, et tulevikus mingit kahju ära hoida. Et need on need kaks eeldust ja neid abinõusid on lahtine loetelu seaduses, seal on neid ligi 20, kõige tavapärasemad ongi hüpoteek või pangaarve arestimine, igasugused sellised, aga meediaõiguses ainus viis, mida seal üleüldse nagu algselt hagi tagamise korras teha, ongi see, et keelata avaldamine kuni kohtuotsuse jõustumiseni. Et see ongi meediaõiguses hagi tagamine. Et siis panna, nagu pealtnägija juhtumi põhjal pandi nii-öelda pausi peale, et saaks mingit nii-öelda kahju tekitada, kui on mingit kahju. Aga Marten, kuidas sellised juhtumid üleüldse ajakirjanduse autonoomiat mõjutavad? Kas mõjutavad? Siuke hästi üldine küsimus, et ühelt poolt alati tuleb nagu rõhutada seda, et ega see ajakirjandusvabadus ka ju piiramatu ei ole. Ja seda laadi piirangud on selles mõttes tavapärased seadus ette nähtud. Nüüd võib-olla, mis erakordseks teeb, on see, et nad on nii lühikese aja jooksul järjest sattunud ja kunagi varem ei ole olnud. Ja 2 korda sama saate puhul. Et see teeb natukene erakordseks, aga kui seda laiemat pilti vaadata, sellist nagu küsitki, et nagu ajakirjanduse autonoomia. Et siis ajakirjanduse autonoomia poole pealt, et jah, et ideaalses mõttes ta ju piirab seda. Aga et see ongi nii-öelda nagu seadus ette nähtud ja tasakaalustades erinevaid õigusi. Kuna antud juhul selle konkreetse juhtumi sisust seda informatsiooni küllaltki vähe avaldatud. Et võib eeldada, et seal oli siis lugu kellegi ema pojast, kellest ei tahetud siis avaldada, et siis näiteks mingi lapse kaitsmise eesmärgil, et ilmselt see on siis mingil määral põhjendatud. Need juhtumi asjaolud on ju, et see kohtulahend on ja sinna läheb veel aega, aga et on sellised teatud mingisugused suuremad teised õigused, väärtused, mille puhul siis tulekski seda ajakirjanduse, seda vabaduse piiri natukene koomale tõmmata. Et selles mõttes on ta justkui nagu normaalne. Aga veel enne, kui me selle teemaga süvitsi püüame minna ja arutada, et kas see oli õigustatud ja mis seal täpsemalt on, et vaatame, kuidas kommenteeris seda juhtumit pealtnägija saatejuht Mihkel Kärmas. Kui suur see kohtumäärus teie saate meeskonna jaoks on, kui tavaline see on? No loomulikult, iga vaidlus on ikkagi ebatavaline, et kuna pealtnägija põhimõtteliselt tegeleb paljude probleemteemadega, konfliktsete küsimustega, siis meil on, ütleme, et võib-olla siis üle keskmise suur oht sattuda sellisesse situatsiooni. Aga me püüame ikkagi võimalikud vaidlused kõik ikkagi vaielda juba enne ära, kui asjad eetrisse lähevad. Seetõttu mingisugune tagantjärgi pretensioon, kaebus või veel enam hagi, reaalne kohtusse pöördumine on meie jaoks ikkagi nagu väga märkimisväärne sündmus. Ja nüüd selline hagi tagamise määrus, mis tuleb kas enne saadet, vahetult enne saadet või saate ajal sisuliselt, on ikka väga-väga haruldane. Et selline hagi tagamise määrus on pealtnägija ajaloo jooksul juhtunud 2 korda. 2 korda, aga kas võin ma üldistada, et see üsna lühikese aja jooksul tegelikult aasta või natuke rohkem, et kas siin võib näha mingisugust
ohtlikku tendentsi. Kui püüda üldistada, siis ma muidugi ühelt poolt ma ei tõttaks nagu karjuma, et hirmsasti hädaldama, et tsensuur või midagi sellist. Aga laiemas plaanis ma näen küll, et ühiskonnas on toimumas sellised fenomenid, et inimesed ei ole enam valmis avalikkuses esinema, oma mõtteid jagama üldisemas plaanis. Ma pean silmas seda näiteks, et inimesed kas või kardavad seda, mida nende kohta kommentaarides hakatakse ütlema. Teine fenomen, mis seda soodustab nagu selliseks umbsemaks muutumist, on loomulikult see, et tänapäeval ei saada sulle mitte keegi enam kaela bandiite nagu 90-ndatel, vaid sulle saadetakse kaela advokaadid, eks ju. Üha rohkem on see osa, näiteks minu tööst, mida lai üldsus ei näe, on vaielda kõiksuguste juristide ja advokaatidega erinevates küsimustes. Kohtumääruste saamine tegelikult läheb või on üsnagi kerge, et see võib viia tõesti nagu ajakirjaniku töö pärssimiseni. No see on muidugi suhteline, et kelle vaatevinklist kerge. Et hetkel me näeme, et lühikese aja jooksul on ainuüksi pealtnägija puhul, see on siis circa aastase vahega, on suudetud saada selline hagi tagamise määrus. Aga küll see idee tuli, et kui esimene kord see õnnestus ühel kellelgi, et siis hea on sellest õppust võtta, eks ju. Nii et see on ühelt poolt nagu väga ebatavaline, aga samas on see tõesti küsimusi tekitav, et kui sa lähed kohtusse piisavalt emotsionaalselt piltlikult öeldes karjud seal, et hirmus roim on aset leidmas ja sa saad selle tõkendi väga lihtsalt peale ja näiteks 6 aega hiljem võid öelda, ups, teete, ma ajasin segamini. Et kas siis nagu nii jääb? Sest et kas või selle pärast, et sellega seonduvad ju erinevad kulud. Näiteks nüüd me oleme kohtuotsust aluseks võtnud, näinud kõvasti vaeva, et lõigata need lõigud välja, internetist maha võtta, pöördunud siin Elionide, Starmanide poole, et need järelvaatamisest ära koristada ja nii edasi. See ei tule niisama. Ehk et tuleb ikka natuke mõelda ka selle peale, et kui nüüd kellelgi on isu väga kergekäeliselt hakata selliseid kohtusse pöörduma ja hagi tagamise määruseid taotlema, et mingil hetkel, kui need osutuvad alusetuks, siis peab keegi selle arve ka kinni maksma. Mihkel Kärmas ütles, et võib-olla on võimalik, et kui keegi läheb väga emotsiooniga sinna kohtusse seda hagitagamise määrust taotlema, et kui reaalne see on, et inimene saab niimoodi selle määruse kätte, Karmen? Eks Mihklil on selles mõttes küll täitsa õigus, et mina advokaadina näen tegelikult, kui palju hagi tagamist tegelikult siiski taotletakse. Väga palju jäetakse loomulikult seda rahuldamata. Aga ma arvan, et Eestis on võimalik olukorda teatud ajaetapi võrra öelda, et enne 2015 kevadet ja pärast seda. Et enne seda oligi niimoodi, et kui keegi läks hagi tagamist taotlema, ta kirjeldas seda, mida rohkem sa kirjutasid sinna sisse emotsiooni, põhjendusi, seda rohkem oli kohtul lihtne tekkima see nii-öelda siseveendumus, et tõepoolest kellegi õigused saavad pöördumatult rikutud. Ja kuna hagi tagamise menetlus reeglina ongi ju see, et teist poolt ära ei kuulata, sest vastasel juhul, kuidas sa arestid pangaarvet, kui enne räägid, et me siin mõtleme, kas arestida kogu su pangaarvet, mis see inimene teeb, esimese asjana jookseb panka, võtab raha välja. Et see menetluse reegel ongi see, et üldiselt ei kuulata ära. Ja mida rohkem sa põhjendad, veenad kohut, seda tõenäoliselt loomulikult on. Aga see oli enne 2015 aasta kevadet, sest 2014 aastal sügisel umbes samal ajal, kui sai pealtnägija esimene hagi tagamise määrus oli, juhtus sama asi Äripäevas, kus siis meie poliitik härra Kross sai hagi tagamise määruse selles, et Äripäeval keelati avaldada teatud lauseid, näiteks sõnastusega umbes, et Krossi ja korruptsiooni sidumisega seoses. Ja kuigi tollel hetkel see hagi tagamise määrus oli siuke laiali valgu või iseenesest ei takistanud kuidagi Äripäeva tööd, siis mõtlesime, et kuna see hagi tagamine järjest rohkem tõmbab tuure ülesse nii-öelda, et käime ikkagi Riigikohtus ära ja proovime mingi pretsedendi saada, et tulevikus oleks millegile tugineda, sest kuni selleni ainuke asi, mis Riigikohtust oli varem midagigi mingit juhist andis, oli see, et ette ulatuvalt ei saa mingeid abstraktseid kohustusi isikutele panna. Eks, et isik ei tea ise ka, mida ta võib ja mida ta ei või. See oli kõik, rohkem meil polnud midagi. Ja jõudsimegi Riigikohtusse ja kuigi me taotlesime ka põhiseadusvastaseks kuulutamist seda, et kohus ei kuula ära, siis Riigikohus ütles, et täiendanud põhiseadusvastaseks ta seda normi ei kuuluta menetlusseadustikus. Küll aga ütles Riigikohus väga tugevalt siis argumendi, et meedia ja väljendusvabaduse asjadest tuleks üldiselt ära kuulata teine pool.
ja tõepoolest alates sellest 2015 aasta lahendist nüüd kõik hagi tagamised, millega mina olen kokku puutunud, kõigis on meie poole enne pöördutud ja antud meile mingi tähtaega oma seisukoha avaldamiseks. Kuna meie büroo esindab siis väga mitmeid Eesti ajakirjad, näiteks Äripäev on üks kontsern, Õhtuleht, Päevaleht, Ekspress on teine kontsern, et ma näen ikkagi, et neid tuleb tegelikult. Aga nüüd tõepoolest kuulatakse, kohtud väga tihti paluvad enne arvamust ja see on juba muutnud selle olukorra tegelikult väga tasakaalustus. Ma olen väga imestunud, et Pealtnägijat ei soovitud enne ära kuulata, sest see on tegelikult ju 2015 aasta lõpp ja mina pole näinud pärast 2015 aasta kevadet sellist olukorda, kus oleks meediaõiguses tagatud siis hagi ilma ära kuulamata. Et see on väga huvitav. Mihkel Kärmas ütles ka seda, et tegelikult see teade sellest määrusest tuli äärmiselt selles mõttes hilja, et nad ei jõudnud lihtsalt enam midagi teha. No see on kas siin ei võiks olla midagi sellist, et on nagu mingi ajavahemik, mis ajal peab teavitama, et ei oleks nii, et tõesti ajakirjanikud peavad jooksma selle pärast? See on jällegi see hagi tagamise menetluse, see on väga eriskummaline instituut meil tsiviilmenetlus, et kui reeglina kohtumenetlus on ikkagi pigem aeglane kui kiire, ma arvan, et sellega nõustuvad kõik, et siis hagi tagamine on selline eriskummaline loom, mille puhul siis kohtunikul on 24 tundi aega. Ta saab selle määruse, kui mina saadan ära, kantsleri võtab selle vastu, sellest hetkest on põhimõtteliselt 24 tundi aega otsustada. Ehk siis tõepoolest, eks see on hageja enda risk, kui ta esitab selle üks päev enne, näiteks siis teisipäeval enne kolmapäevast Pealtnägija saadet ja siis loodab, et Pealtnägijal on võimalik veel reageerida. Ei pruugi olla, sest kuigi kohus teeb kõik seaduspäraselt 24 tunni jooksul, siis see, et see jõuaks niivõrd suures ettevõttes, nagu on näiteks ERR, kus on ligi 600 töötajad, et see jõuab kuskilt kantseleist, kes võtab ju selle määruse vastu, jõuaks kuskile Pealtnägija toimetusse enne saate algust, see ongi vähetõenäoline. Aga Martin, kust see piir üldse läheb, et mingisuguseid teemasid võib nagu avalikkuse ette tuua, käsitleda ja siis mingeid nagu ei või, et siin, ma ei tea, mina vaatasin saadet ja mulle endal isiklikult ei tundunud, et siin oleks pidanud seda saatelõiku keelama. Mida teie arvate? No, siin on jälle küsimus 2 poolt, et üks on üldine reegel, et mis on kindlad asjad, millest ei tohiks või mis on väga piiratud mingisugused teemavaldkonnad. See konkreetne saade on just nagu eraldi küsimus. Mina seda konkreetset saadet ei jõudnud näha enne, kui ta igalt poolt järelevaatamisest ära koristati. Kuigi ma otsisin seda, sest ma kuulsin ka, et ta on järelevaatamisest kätte saadav. Aga see selleks, et need üldised teemad, et et väga selgeid piire ju ei ole. Et võib-olla mingid selgemad kategooriad, mis on väga piiratud tegelikult, on ikkagi riigisaladus ja siis teatud sellised võib-olla väga isiklikud delikaatsed teemad ja siis on eraldi niisugune suur hulk väga ähmane kategooria nagu konfidentsiaalne teave, et kus on niisugune üsna erinevad tingimused või kriteeriumid, mille alusel mingi asi on konfidentsiaalne või mitte. Et nende puhul see avaldamine on niisugune keerulisem. Aga et ütleme kogu seda avaldamise piire käsitledes, siis tegelikult teine suur küsimus on ka see, et millisel infole on ligipääs. Et need küsimused, et millele sul on ligipääs ja millele mitte, mida sa võid avaldada ja mitte, need ei pruugi alati kattuda. Et mõnikord lihtsalt seda, ütleme, avaldamist saab piirata sellega, et sa ei saa lihtsalt infot kätte. Aga et ütleme, kui sa selle kätte saanud, siis tingimata selle avaldamine näiteks ei ole enam keelatud. Et sellised, näiteks need vilepuhumise teemad on samasugused, et seda informatsiooni kätte saada muidu raske ajakirjanikul, aga kui ta on selle juba kätte saanud, siis see avaldamine ise ei ole see nüüd kõige suurem probleem. Muidugi võib olla, aga ta ei ole otseselt nii samal määral keelatud nagu näiteks siis, või kaitstud nagu riigisaladus. Et need on niisugused väga üldised kategooriad. Aga üldiselt ikkagi peaks lähtuma ikka konkreetsest juhtumist. Et see, et see on ikkagi seal selline kaalutlemisprotsess, et kas avalikkuse huvi komponent või see avalikkuse olulisus avalikkusele on nüüd nii suure kaaluga, et need muud huvid, mis seal mängus on, siis justkui ülekaalub. Et seda on üldiselt väga raske ikkagi käsitleda, ta läheb väga abstraktseks see jutt. Ma saan aru, et see põhjus, miks tegelikult see hagi tagamise määrus taotleti, oli see, et lapse anonüümsust ei tagatud lapsevanema arvates ja et see oleks kahju tekitanud. Aga kui vaadata, mida selline keelamine tekitas, siis tegelikult ju meedias väga palju räägiti sellest, seda kajastati väga palju. Kas siin ei ole, kas kohus ei mõtle selles mõttes, et tegelikult see toob veel rohkem tähelepanul sellel teemal, et kas see ei ole aspekt, mida ka ise veel kaaluda? Eks tegelikult sellel hetkel, kui sa saad hagi tagamise määruse või tänaseks Eestis juba tihti küsitakse seda sult enne, aga kui sa saad hagi tagamise määruse, seda vaidlustad, siis tegelikult ju peamised argumendid, mis siis sellel isikul, kes soovib infot avaldada, ongi ju tegelikult just nimelt niisugust kahte sorti, et esimene ongi see, et kuna hagi tagamise eelduseks on see, et hoitakse ära mingi kahju.
ja selle hageja huvi on ju see, et mingit teemat ei käsitleta. Nüüd, kui hagi tagamine toimub eriti meedia valdkonnas, siis hagi tagamine iseenesest on juba avaliku huvi objekt, iseenesest juba, ehk et see on nagu läheb vastuolu sellega, mis eeldustel üldse võib hagi tagada. Sest eesmärk on ju mitte infot levitada ja nii kui sa hagi tagad, nii see läheb palju-palju suuremasse ringlusesse, kui see muidu oleks läinud. Et hästi palju näiteid on ju, nimetatakse seda Streisandi efektiks ja nii edasi. Et tõesti meediaõpikutes on, meediaõigusõpikutes on ju ka, et kas me teaksime mingitest ajakirjanikest kuskil X riigis muidu midagi, aga me täna teame tänu sellele, et nad on võtnud mingi hagi tagamise protsessi näiteks ette, tänu sellele on maailma kuulsaks saanud, sest kõik räägivad just nimelt sellest kaasusest. Et sama on, inimõiguste kohus on nagu korduvalt ka analüüsinud just seda nagu vahetegu, et kus see nagu on, et mis see eesmärk on, mida tegelikult saavutada tahetakse. Et eks ta nii on ja teine oluline küsimus ongi see, et jätame nagu tõepoolest kõrvale nüüd selle konkreetse lapse õiguste küsimuses, see on tõesti alati väga delikaatne igas olukorras. Et aga reeglina on ju hagi tagamise küsimus on, et keegi kardab oma nime pärast, oma reputatsiooni pärast, arvab, et on ebaõige informatsioon. See on kõige tavapärasem olukord. Loomulikult riigi saladus on täitsa eraldi teema ja lapse õigused, ma olen nõus, on ka natukene teine teema. Et sellisel juhul ju on põhiline vastuargument ongi see, et kui sa lähed kohtusse, siis kuna meil oma kohus, kui selline puudub, siis peamine, mida sa saad, ongi ju raha. Ja rahas mõõdetakse selle kahju suurust, mida sa kannatad selle tõttu. Ehk et ei ole vaja ette ulatuvalt ära midagi keelata, seepärast, et ikkagi lõpuks on see hüvitis, mida sa saad, on nagu nii rahas. Et Inglismaal oli juba 69. aastast on see nii-öelda pretsedent loodud, kus siis taheti ka samamoodi ära keelata ette artikli avaldamine ja seal siis tõesti väga kuulsaks saanud lahend, Fraseri lahend, kus siis Sunday Time ütles, et aga teate, et ma teen seda omal riisikul ju. Ma tean, et see on konfliktne olukord, ma tean, mida ma teen, ma olen ajakirjandus, mul on eetikakoodeks, ma lähtun sellest. Mina avaldan selle, see on minu risk. Ma tean, et ma vastutan rahaliselt hiljem, kui see tuleb välja, et mul ei olnud õigustust avaldada. Ja seda ütleski siis ka Inglismaa see pretsedent lahend ütlebki täpselt seda, et tõepoolest, et kes on kohus ütlemaks seda, et sa ei või võtta seda rahalist riski, sest ega muud vastutust meil vangi ju ajakirjanik ei panda. Et ma arvan, et see ongi nagu need kaks vastuargumenti ja alati ongi täpselt see, mis ka just enne räägiti, et see on alati kaalumise koht. Aga õnneks on meil see, et me oleme ikkagi Euroopa alas nii-öelda, meil on inimõiguste kohus, kes tihti neid kaasusi peab lahendama ja tema ikkagi püüab neid astmeid tekitada. Et kui jah, me lähtume eeldusest, et väljendusvabadus ja eraelu on justkui ühe pulga peal, siis teatud juhtudel eraelu trumpab. Aga need on väga kitsad valdkonnad. Et see on siis, kui on väga intiimne informatsioon, delikaatne informatsioon, näiteks lapse õigused, võib trumpata alati väljendusvabaduse. Ja hagi tagamise osas inimõiguste kohus juba nõuab, et seal on vaja kõrgendatud standardit, et ei tohi seda lahendada nagu iga teist hagi tagamise küsimust, kus me räägime pangakonto arestimisest. Martin, tahad sa kommenteerida? Selle hagi tagamise puhul üks komponent võib-olla on, et kui vaadata seda inimese enda poolt, et seal on väga suur huvi võib-olla selle vastu, et see informatsioon mitte kunagi ei saaks avalikuks. Sest et kui lihtsalt mõelda tagajärgede peale, et mõnikord on ka võimalik, et isegi siis, kui see ükskord on avavaldatud, et nüüd on kahte laadi seda informatsiooni, et kui see on niisugune lapse õigust riivav, et sa ei saa seda kuidagi siis ümber lükata või kuidagi parandada. Et kui sa ütled, et jah, et ei olnud piisavalt anonüümsust tagatud või et ta oli liiga äratuntav, et seda laadi kahju sa ei saa nagu nii-öelda mingisuguse uue mingi avaldusega kuidagi parandada. Et nagu mingid faktivead või mingisugused laimuteemad, et sa pärast ütled, et tegelikult ei ole niimoodi. Et see lapse puhul on seda kahju väga raske nagu taandada, et nagu parim kaitse ongi see, et ta üldse sinna nii-öelda avalikus ette ei satu. Ja selles mõttes hagi tagamine takistab selle esmase avaldamise, antud juhul muidugi nagu ei takistanud selles pealtnägija juhtumis, aga et selles mõttes, et sellises kitsas tähenduses tal on nagu natuke väike eelis selle suhtes, et hilisem see rahaline nii-öelda vastutus. Kuigi üldine reegel võiks olla tõesti see, et kui läheb üle piiri, et siis hilisem on see vastutus. Aga et mingitel teemadel võib-olla see esimene selline piiramine on nagu ainus viis tegelikult seda kahju vältida. Et need on sellised keerulised teemad ikkagi. Aga selle juhtumi põhjal, kas suudeti siis seda kahju vältida või tegelikult mitte? Kui seda konkreetset juhtumit arutada, siis seda informatsiooni minul on liiga vähe, et öelda konkreetselt, et nii on. Aga et mulle tundub, et see probleem võib olla kahte moodi. Et küsimus juba tekitab see, et see saade oli juba valmis ju, et Mihkel Kärmas või keegi teine sealt saatemeeskonnast juba oli selle emaga rääkinud, et kas seal tekkis mingisugune neil omavahel mingi suhtlemise või kokkuleppe probleem, et nad ju olid juba kokku leppinud selle, emaga oli räägitud, pojaga oli räägitud või mis iganes seal saates oli tehtud,
aga tagantjärgi järsku siis midagi muutus. Kas nad, ja seal on nüüd kahte laadi seda võimalik probleemi näha, et kas nad siis ei leppinud väga konkreetselt kokku, said millestki täiesti erinevalt aru, mis tähendab seda, et järgmine kord võiks nagu rohkem seletada seda, et kuidas see ikkagi välja näeb ja nii edasi. Või see on see teine variant ja tema hakkas lihtsalt viimasel hetkel hüppas alt ära, hakkas kartma. Mis iganes see paaniline hirm võis olla, et äkki keegi rääkis ja mõjutas teda, et no ma ei taha ikka üldse. Või andis head nõu, et kuule siuke asi on olemas nagu hagi tagamine, et proovi ära, et äkki siis enam ei lähe. Ja siis otsustas, et hea küll, et suvase kokkuleppe on ja ma lähen siis võtan selle saatejupiselt maha, kui mul on see võimalus nii lihtsasti seda teha. Et selles mõttes, et raske on öelda, mis tegelikult juhtus, aga ta on siuke naljaks juhtum mõnes mõttes. Mihkel Kärmas ütles intervjuus, et inimesed nagu ei taha väga enam sõna võtta, oma nime all rääkida. Et miks see nii võib olla? Kas ajakirjandus on inimesed selle anonüümsusega ära hellitanud? Mina jällegi, kui Kärmas just praegu nagu väitis, et see on osaliselt seotud näiteks kommentaaridega, et ja küll, et ma nüüd ei taha pikalt siin kommentaaridest rääkida, aga mina jällegi olen nagu selles mõttes vastupidis, ma arvan, et see ei ole mitte selles kommentaaridest plasi, vaid ma arvan, et meil ongi muutunud, ühiskond on traditsioonilist meediat meil enam pole, et meil ei ole enam, et on leht, kõik loevad, õhtul saunas arutavad, homseks on see maakohas kuiv käimlas kuskil kasutusel hoopis teisel otstarbel. Et täna on ikkagi see, et see info, mis ajakirjandus on, see jääb igavesti sinna. Et ka lapse saab tõenäoliselt Rahvusraamatukogus elu lõpuni, nii palju kui ta tahab käia seda vaatamas, see ei kao enam mitte kuskil ära, see ei kao internetist ära ja nii edasi, et see on, ma arvan, pigem see hirm, see pöördumatu. See, et kui see info välja läheb, see on pöördumatu. Et ma arvan, et see on see, miks inimesed võib-olla tõepoolest mõtlevad rohkem. Et tõepoolest siuksi kaebusi, kus ajakirjanik on teinud intervjuu inimesega ja siis enne avaldamist ta saab vastaspool advokaadilt kirja, et teate, ma ei saanud ikkagi aru, et ma rääkisin ajakirjanikuga, ma ikka ei saanud aru, et see läheb avaldamisele ja ma ikka pole üldse nõus. Seda on hästi tihti tõesti. Et sellega võib küll nõus olla. Aga Martin, kuidas ajakirjanik ennast selliste olukordadest siis kaitsma peaks? No, kaitsma justkui siis, siin ongi see, et mis see on see olukord. Just selles mõttes, et kui näiteks pealtnägija puhul, et töö on tehtud, et aega on läinud või töö mingi hulk ressurssi on selle alla ju pandud ja siis see keelatakse ära. Või siis nagu mis Karmen välja tõi, et inimene tagantjärgi ütleb, et ta ei saanud aru, et ma räägin ajakirjanikku. No kui ta ei saanud aru, siis ennetav meede on see, et räägi nii, et ta saaks aru. Aga et laiast laastus, et ega kui see määrus tuleb, et siis ei ole midagi teha. Et ainsad asjad, mis sa saad teha, on, et seda määrust ei tuleks, need on mingid ennetavad meetodid. Ma ei tea, selline üldine norm tegelikult on ajakirjanduse eetikas ka, et eriti siis, kui nad on kogenematud isikud, et sa selgitad neile ikkagi, ja selgitad rohkem ja rohkem, et ilmselt enam ei piisa võib-olla siis sellest, et ütled, et jah, et see läheb ajakirjandusse. See ei ole selline väga hea viis inimestelt informatsiooni kätte saada, aga kui sa ütled neile, et aga peaga meeles seda, et kui sa seda ütled, et siis see on aegade lõpuni enam-vähem kuskilt arhiivist leitav ja inimesed ilmselt kommenteerivad seda ja võivad sulle halvasti öelda, et kui sa kõike seda talle meelde tuletad enne seda, kui ta sulle mingisuguse kommentaari annab, et siis et see võib natukene pärsida seda soovi sinna tulla, mis tuleb tagasi selle Mihkel Kärmase toodud selle mõtte juurde, et inimestel ei ole seda väga suurt soovi enam või kuidagi siuke hirm on tekkinud selle avalikkuse esinemise vastu. Et see on siuke kuidagi mõnes mõttes ka lahendamatu probleem. No nii palju on, et tegelikult ega nüüd, kui nüüd ka Mihkel lõpetas oma intervjuu siin sellega, et keegi peab selle kahju hüvitama. Et ega siin on küll meie menetlusseadustik on hästi siuke tasakaalus, et tõepoolest, et annab mõlemale poolele siin, et näiteks hage peab maksma tagatist, näiteks 5% hagi hinnast, enne kui ta üldse saab minna hagi tagamist taotlema, kui on rahaline hagi. Ja samamoodi on vastaspoolel, juhul kui pärast tuleb välja, et hagi tagamine ei olnud õigustatud, või ei olnud nõuet või ei olnud eeldused tegelikult täidetud, siis on tal õigus kahju hüvitamist nõuda. Et see on meil eraldi säte kohe menetlusseadustikus, nii et kui nüüd pealtnägijal või ERR-il laiemalt tekkis tõepoolest tõendatav kahju sellest, ehk tõepoolest näiteks, et Staarman võib-olla ajamasinast mahavõtmise eest nõudis mingit lepetrahvi, mida iganes, keegi ei tea neid täpselt kulusid. Kui need kulud on tõendatavad, kahju on tekkinud, põhjuslik seos on olemas, nad saavad ilusti minna ja selle tegelikult välja nõuda. Et ega see hagi tagamine ei ole midagi, mida isik peaks minema nüüd kergekäeliselt kohtust taotlema. Alati tuleb mõelda, et kui see on pärast tuleb välja, et see on õigustamatu, siis igal juhul on risk, et ma vastutan sellest rahaliselt. Aga vaatamegi siis vahepeal intervjuud Eesti Rahvusringhäälingu õigusosakonna juhataja Karin Victoria Kuuskemaaga.
hagi tagamiste juures on oluline see, et antakse nii lühiajaliselt ette meile teada, et kohtust tuleb tavaliselt samal päeval siis teada, et keegi kavatseb meid hageda või on meid kohtusse hagenud ja palub siis tõkestada mingi saate eetrisse minek. Ja no probleem ongi selles kõige rohkem, et see on nii lühiajaline ja meie oleme teinud pika töö, eks ole, ajakirjanikud on võib-olla mitu kuud ühte lugu uurinud ja siis saavad teada, et see ei tohi eetrisse minna. Et ühel puhul eelmise aasta lõpul me ka rõõmustasime, sest kohus ei olnud seda hagi tagamist rahuldanud ja lubas meil saate tegelikult siis sellel juhul ühe filmi eetrisse minna. Et noh, on ka vastupidiseid näiteid. Ma arvangi, see nõuab ajakirjanikelt ja ajakirjanikult töölt suuremat kvaliteet lihtsalt veel rohkem läbimõtlemist, millist informatsiooni avaldada ja kas see on vajalik, aga samas on see ajakirjandusele ohtlik selles mõttes, et siis ajakirjanikud kartuses, et nad võivad igast asjast saada mingi kohtuasja, kas siis kohtusse kaebamise ja ma ei tea, mingite faktiväidete ümberlükkamise nõude või kahjunõude, rahalise kahjunõude või siis ka hagi tagamise juba, et siis nad ei julgegi võib-olla enam nii palju informatsiooni avaldada, aga samas on ju see kogu ühiskonna, kogu demokraatia põhimõttest lähtuvalt väga oluline, et oleks vaba ajakirjanikud saaksid rääkida sellest, mida nad tahavad ja millist infot nad kusagilt saavad. Aga no oluline on kindlasti allikaid kontrollida ja et allikaid oleks rohkem kui üks ja nii edasi, et mida muidugi enamus ajakirjanikke teavad ja teevad. Mida peaks ajakirjandus tegema, et kaitsta ennast selle olukorra eest, et nende kohtutõkenditega justkui käed selja taha seotakse? No me oleme mõelnud seda, ühest küljest on lihtne vastata, et peab fakte kontrollima ja hästi põhjendatud informatsiooni avaldama, et ei tohi nii-öelda kuulujutu põhjal mingit lugu teha, eks ole. Aga teisipidi öeldakse ka seda, et on ka kohtulahendeid, kus on öeldud, et ajakirjanik ei pea avaldama ainult nii kohutavalt põhjendatud materjali, et tal oleks võimalik seda pärast juriidilist kohtust tõendada. Et kui ta eeldab, et see info on õige, ta on mitmest kohast seda kontrollinud, seda kinnitatakse üle ja ta nagu teadlikult ei avalda nagu valeväiteid kellegi kohta, siis ta võib seda informatsiooni avaldada. Et siis ta ei ole juba eos nii-öelda süüdi, et kui see asi läheb pärast kohtust, sest kohtus tõendatakse, eks ole, asju juba konkreetsete paberite, dokumentide ja kõige muu põhjal, mida alati ajakirjanikul ei ole, et tal on võib-olla mingi inimese sõna, kes pärast kohtusse tunnistama ei ole nõus tulema, on ju ka allikakaitseseadus olemas, eks ole, et ajakirjanik ei avalda seda allikat. Aga teisipidi meie oleme ka kaalunud seda, et mõningatel juhtudel võib-olla on ka põhjendatud meie poolt vastuhagi esitamine, et me tõepoolest siis küsime, et kui me pärast siis menetluse jooksul alguses ütleme meil see saatelõik ära keelatud eetrisse anda, aga pärast menetluse jooksul selgub, et see oli korrektne saade ja me oleksime võinud seda edastada, et siis ja võib-olla mingil määral me saame küsida nendelt ja hagejatelt nende kohtukulude, või mitte kohtukulude, vabandust, selle saate tegemise kulude hüvitamist. Aga seda me kaalume ja mõtleme ja see on kindlasti, kõik kaasused on erinevad ja sellest tulenevalt ei saa me sellist ühtset lähenemist nagu välja mõelda. Intervjuust tuleb välja, et tegelikult selline hagi tagamise määruse taotlemine on problemaatiline. Natuke rääkisime enne juba sellest, et tegelikult pealtnägija põhimõtteliselt võiks ju oma kahjusid nii-öelda esitada mingisuguse taotluse, et neil on kahjud tehtud, aga kes peaks siis selle kahju korvama? Kahju peab ikka korvama see, kes sellist hagi tagamise meedet taotles. Et siin ei ole ju kahtustki, kes teine. Aga mõtlen selle konkreetse juhtumi põhjal, et ma ei tea, kuivõrd te saate öelda, kas pealtnägijal on nüüd õigust minna kohe ja hakatagi seda, et neile see kahju korvatakse? No see selgubki, see hagi tagamisega tekitatud kahju hüvitamise õigust tekibki pärast seda, kui on ilmnenud, et see ei olnud õigustatud hagi tagamine, see ei tekigi enne. Nii et ütleme, mingi vastuhagi korras nad päris seda nõuet ei saa esitada, küll aga nad saavad seda pärast kohtuotsuse jõustumist, nad saavad nii-öelda selle nõude järgi esitada. Et see on see, kuidas see üldiselt toimib. Intervjuust tuli välja ka, et võib-olla et ajakirjanikud kontrollivad, nad peaks veel rohkem kontrollima seda infot, mida nad siis kas või loosse panevad või saatesse. Aga võib-olla võib tekkida nende määruste põhjal siis kartus, et ei juletagi enam mingisugust infot avaldada. Martin, mis olukorras me täna oleme? Kas ajakirjanik peaks kartma sellist olukorda? Kas ta peaks nüüd vaatama veel kriitilisema pilguga üle seda, kuidas ta tegutseb? No siin me üritaks kõigepealt kahte küsimuse poolt, et see hirmu osa ja see tõendamise osa. Et see tõendamise osa on selline, et küllaltki tavapärane, selline ajakirjanduslik probleem, et
ja võib-olla ka paljud kohtulahendid selle üle, et kas mingi informatsioonitükk vastab tõele või mitte ja noh, kas siis mingisugused hinnangud isikute kohta on põhjendatud või mitte ja nii edasi. Et seal on tõesti väga suureks abiks see, et on nii-öelda informatsioon kontrollitud, see on tõendatud, sul on mingisugused tõendid võimalik esitada. Nüüd see antud juhtum, nii palju kui mina sellest tean, et ei olnud piisavalt anonüümsust tagatud, ei ole mitte kuidagi seotud tõendamisega, et ajakirjanik võib 100 korda kontrollida kõik oma fakte, aga see ema lihtsalt ikka ütleb, et aga mulle ei meeldi ja see on kõik. Et selles mõttes on hulk teistsuguseid probleeme, kus see tõendamine ei aita. Ja nüüd see hirm, et selles mõttes, et noh, et mingisugused meetmed võivad tulla, et noh, ma ei tea, kas ta on niivõrd põhjendatud, et noh, üldiselt võiks ju öelda, et normaalne on see, et ajakirjanik ei peaks mingisugust hirmu tundma, et kui ta tunneb hirmu, siis on see, noh, ütleme tema tegutsemiskeskkond mingil määral kuidagi repressiivne. Et noh, üldiselt ta ei peaks tundma hirmu. Nagu teistpidi jälle öeldes selles mõttes, et noh, mingisugune kõhedustunne võiks ikkagi seal sees olla, selleks, et tajuda seda oma vastutust. Ja kui tuua nüüd võrdlusmomente nende riikidega, kus ajakirjandusvabadusega ei ole kõik korras, et seal on, noh, tuues näiteks mingi Bangladesh ja nii edasi, et inimesed riskivad kas oma eluga näiteks selle jaoks, et lihtsalt mingisugune informatsioonitükk või arvamus, lihtsalt iseenda arvamust avalikuks tuua, et selle hind on palju kõrgem kui noh, Eestis mingisugune, et noh, mingi hagitagamise määrus. Et selles mõttes, noh, et see, et noh, hirm on ka, et noh, see ei ole normaalne, et nagu peaks hirmu tundma, eriti Eestis, kus me eeldame ka, et noh, et vabadus on kätte võideldud ja nii edasi, et ajakirjandus peaks olema vaba, et ta ei peaks tundma mingit paanilist hirmud, aga mis nüüd, et jälle tuleb keegi pahane inimene mingisuguse määrusega, aga et noh, teiselt poolt, et no, sa ei saa seda päris ära ka kaotada, et ei olegi seda tagasisidet justkui, et kui sa üle piiri astud, et siis nagu midagi ei juhtu, et see mingisugused piirid peavad paigas olema, nagu alguses see jutt oli ka nendest piiridest ja noh, et see hirm noh, kuidagi peab siis, ma arvan, et see on niisugune pigem ajakirjaniku individuaalne selline toimetuleku viis, et kuidas ta sellega toime tuleb. Ja no muidugi on seal igasugused muid siuke abistavaid meetmeid näiteks, et ükski ajakirjanik ei otsusta ju tegelikult üksi neid noh, avaldamisi ja mitte, et seal on toimetus taga, et nad võtavad ühise vastutuse ja ühiselt otsustavad, et keegi ei pea, et kedagi ei jäta nii-öelda üksi ja nii edasi, et noh, et seda hirmu on võimalik ikkagi kuidagi ratsionaalselt ka maandada. Et sa ei pea seda täiesti nii-öelda kuidagi kõhutunde pealt tegema. Aga üldiselt nende juhtumite põhjal nii palju, kui neid Eestis olnud on, siis ei peaks nagu mingit väga suurt hirmu ajakirjandusel olema, et tegelikult kõik on okei. Eks täpselt nii nagu kõrval just öeldi ka, et ega see ongi, kõik on suhteline. Et me siin Eestis tõesti räägimegi võimalikust tsiviilvastutusest, see on puhtalt raha küsimus. Ega see ongi, kui sa oled ajakirjandusettevõte, meediaettevõte, sul ongi, see ongi sinu majanduslik risk. Umbes nagu raudteeettevõtja risk on see, et ronge enam pole, raudteed lagunevad ära, ma ei tea, teede ehitajal on oma riskid, meediaorganisatsioonil ongi see risk Eestis ja ma arvan, et Eestis ongi see risk on tegelikult, ta on ainult raha. Et väga palju riike, isegi noh, Bangladesh on veel kauge näide, aga meil on siin samas lähedal, meil on Ukraina igal pool, meil on kriminaalkorras karistatav ja mitte nagu toimetus ainult või nagu ajakirjanduse ettevõte, vaid konkreetne ajakirjanik. Et kus on vabaduse kaotused kuni 3 aastat, kuni 5 aastat, kuni 10 aastat, et ma ütlen ka, et Eestis noh, suhteliselt vaadates Eestis ju nagu vaatad, et noh, kuidagi ikka nagu karm on see asi, aga kui sa vaatad nagu natukenegi laiemalt, siis saad aru, et no tegelikult mis me nutame, et see ongi okei, kohtud mõnikord eksivad, mõnikord ei eksi, enamuskorrad ikkagi kohtud tegelikult mõtlevad, mida nad teevad, nad lähtuvad meie õigusest ja olgem ausad, ega meil ongi ju olukord ongi alati huvide kaalumine, õiguste kaalumine, et ma arvan, tegelikult on Eestis kõik üsna tasakaalus ja ega täpselt niimoodi nagu alustussõna oli, et ega ajakirjandusvabadus ei ole midagi piiramatut. Ja et siis sellist mingit tendentsi nii Euroopas kui Eestis, et neid määrusi muudkui rohkem taotletakse, kas saab siin midagi välja tuua? No siin ma nagu mingit tendentsi küll selles mõttes siiski näen, et noh, muidugi ma ütlengi, et ei ole õige, no näiteks kui võtame, noh, siin on meediaõigusest on räägitud, et meediaõiguse niisugused suuremad õpikud, professor Baarendi ja nende kirjutavad, et nemad ütlevad alati, et kohtulik hagi tagamine on alati mingisugune kohtulik tsensuurimeede, et mina nagu päris sellega nii üheselt nõus pole. Samas Euroopas, ütleme, Inglismaal on tuntud sellised asjad nagu eesti keeles oleks siis nimi oleks vist nagu superhagi tagamised. Need on niisugused huvitavamad asjad juba, et see tähendab seda, et sul hagi tagamisega mitte ei keelata seda konkreetset vaidlusalusest infot avaldamast, vaid sa pead tagama, et avalikkuseni ei jõua ka info hagi tagamisest. Võt, et see on juba nagu selles mõttes, et ta on mõistetavam, et ta tõepoolest hoiabki seda kahju tegelikult ära, et mitte keegi ei tohigi rääkida, et miks seda saatelõiku televisioonis ei olnud, sest sa ei või öelda, miks seda polnud, sa ei või öelda, et see oli hagi tagamine. Et see nagu tegelikult hoiab ära selle, et sa hagi tagamine ise saab avaliku huvi küsimuseks. Samas aga Inglismaal on ka hakatud ütlema, et see ikkagi tegelikult läheb nagu üle piiri, see ei ole proportsionaalne ja nii edasi, et ega neid hakatakse kohaldama järjest vähem. Samas Eestis ma ütlen jällegi, et hagi tagamine on järjest populaarsem ja enam mitte ainult ajakirjanduses, sellises igapäevases ajakirjanduses, ajalehed, raadio, televisioon, vaid järjest enam on ka raamatute küsimus. Et
esimene tuntum oli 2008 aastal vist oli see Magnuse film ja siis sealt edasi, et täna meil on raamatut, et samal ajal kui oli Pealtnägija skandaal, ega siis samal ajal oli ju meedias oli ka Rein Kilk ja 12 lolli, ma loodan, mul valesti ei olnud, Rein Kilk ja 12 lolli, mis oli ju samamoodi, et eesmärk oli ju hagi tagamisega peatada see müük, levitamine, raamatulettidelt ära korjamine, mida raamatupoed ka algselt vahepeal ise tegid, siis läks see müügile tagasi, täna on see ilusti kättesaadav. Et seal oli ka, et kohtunik enne küsis ikkagi siis kirjastuse käest, et kas te olete nõus, et näete, meil on siin hagi tagamise taotlus, et kas see on põhjendatud kirjastusena. Meie peamine väide oligi see, et seda nagu nii enam, täpselt nagu ka sa enne tõid täpselt väga õige analoogi, et seal on nagu kahte sorti, et üks asi on see, kui me saamegi midagi ära hoida üldse, et see info ei jõuagi avalikkuseni. Et see on üks olukord, aga antud juhul raamat oli juba välja antud ja nüüd siis hagi tagamise korras seda praegu ära korjata lettidelt, et see tegelikult see info on juba väljas. Et selle argumendiga kohus täiesti nõustus, et ega seda enam nagu purki tagasi ei pane. Ja seal on inimõiguste kohus on teinud samasuguse lahendi, et ega meil on ka ju globaalne maailm täna, et samamoodi Inglismaal keelati raamat ära hagi tagamise korras, USAs anti see samal hetkel siis välja, see oli siuke spiooni skandaali teema ja siis inimõiguste kohus ütles, et aga miks see hagi tagamine Inglismaal siis kehtib, et igaüks oskab USAst omal tellida selle raamatu, et sellel ei ole lihtsalt enam eesmärki või ta ei täida seda eesmärki. Et aga ma arvan küll, et inimesed järjest rohkem hakkavad seda taotlema, aga alati tuleb ka ainet meelt nagu säilitada ja mõelda, et kas see on põhjendatud ja kui kohtunikul on olnud algselt väga ühepoolne informatsioon, siis alati on kostjal võimalus kas siis juba enne või siis vaidlustada see hagi tagamise määrus ja ringkonnas põhjendada enda seisukoht. Ja ka ringkond väga tihti vaatab ju maakohtu otsuseid määrused ümber, ega see ei ole ju midagi eriskummalist. Kui nüüd tuleviku lõpetuseks vaadata, et kas võib näha, et Eesti õigussüsteemist ka aina enam praktiseeritakse seda, et ongi, et kuulatakse ka meediaettevõtte ära, enne kui midagi nagu konkreetsemalt tehakse? Minu praktikas kõik korrad nüüd pärast seda 2015 aastat Krossi Riigikohtu lahendit, Äripäeva oma, pärast seda meil on alati saanud nii, et on ära kuulatud. Martin, viimaseid mõtteid veel? No, mis puudutab seda hagi tagamist teemat üldse, et võib-olla siis võiks minna siukene tulukene põlema, kui tõepoolest, et mingisugune oluline informatsioon jääb sellest nii-öelda avaldamata. Et see antud juhul see, et tema kaitseb enda poega, et seal on, minul tekkis muidugi ka see küsimus, et nagu tegelikult me ei jää väga paljust ilma. Et kui seal on olemas mingi ühiskonna kriitiline komponent, et seda saaks võib-olla siis kuidagi esitada mingis muus vormis uuesti, nii et see poeg, kelle anonüümsus on küsitav, jääb sellest loost täiesti välja. Aga kui tulevad mingid poliitikud ja nii-öelda jõukad ärimehed, kes hakkavad siis oma neid määrustega siis igasuguseid asju nii-öelda piiritlema, nagu näiteks see Kilgi raamatu näide, ja see läbi läheb, ja siis niipidi hakatakse informatsiooni kinni hoidma. Et siis võib-olla võiks kriitilisemalt uuesti selle süsteemi läbi vaadata. Et aga et mingil määral ta ikkagi peaks ju toimima ja selles mõttes, et näiteks sellise kinnise kohtuistungi ja poja kaitsemise juhtumid, et seal on võimalik seda põhjendatust vähemalt leida. Ma ütleks siis kokkuvõtteks, et midagi hullu ei ole ja selle konkreetse juhtumi põhjal tegelikult peabki kaalutlema, kas näiteks avalikkusel kui palju, nagu Martin ka ütles, et kui tõesti taheti lapse huvisid kaitsta, et siis tulebki kaalutleda väga palju selles osas ka. Aga suur tänu külalistele ja aitäh vaatajatele ja kohtume juba õige pea seniks kriitilist pilku.